tere sulle Meeri Taro lehele. Veel üks nädal, veel ühed kassikesed ja üldine energia on sauade rüütel. Sauade rüütel toob nädalasse sellise seiklushimu ja kire. Ta on hästi loov, enesekindel, spontaanne ja julge. Et nädal võibki siis tulla täis selliseid seiklusi otsekui. Et vaata, mida sulle nädal ette viskab ja ole sauade rüütli kombel valmis tegutsema ja kaasa minema sellega, mida elu sulle toob. Mis iganes seiklused need võivad olla, suvi ongi selleks, et spontaanselt tegutseda ja astuda otse kui selliseid julgeid samme, et siis sügisel saab rahulikult kusagil teki all tagasi mõelda suvele, et oli tore aeg. Et luba endal sellel nädalal lustida ja ole kohal ka selleks, et elu saaks sulle tuua midagi, et kui me oleme oma tegemistes ja kuidagi iseenda toimetamistes ja muretsemistes, siis me võib-olla ei märkagi neid ägedaid võimalusi, mida elu toob. Suhete valdkonda iseloomustab selline tarokaart nagu mõõkade 4. Mõõkade 4 minu jaoks ta näitab suhete valdkonnas seda, et armastus algab minust ja ainult täistassist saab teistele pakkuda. Et kui ma ei armasta iseennast, kes saab mind armastada? Võimalik, et sellel nädalal sa tunned, et oleks vaja isiklikku ruumi, et leida tasakaalu ja sisemist rahu kuidagi. See ei tähenda seda, et sa pead oma suhet hakkama lammutama, vaid võib-olla piisab ka sellisest lühikesest omaette või sõpradega tripist kuhugi, et enda tassi jälle täita. Vaata, kuidas sa tunned ennast enda suhtes ja ära pahanda, kui kaaslane on hoopis see, kes soovib sellist ruumi ja kuidagi mitte aega maha, aga natuke neid hetki iseendale, et võimalda talle neid ja luba neil olla. Et kui sa oled suhete otsingul, siis kahjuks mõõkade 4 on kuidagi selline passiivne kaart, et pigem pööra sellel nädalal tähelepanu rohkem iseendale, et siis jälle edasi tegeleda sellega, et kaaslase otsimisega siis nii-öelda, kui see üldse kuidagi võimalik on, et ma usun, et mõttest saite aru, mida ma mõtlen. Nüüd töö ja raha valdkonda iseloomustab selline tarokaart nagu müntide 6. Müntide 6 näitab minu jaoks seda, et võib-olla keegi vajab sinu abi töökohal, võib-olla keegi vajab just mentorlust ja professionaalset tunnustust või sa ise saad kellegi poolt oma professionaalsuse kohta tunnustuse. Et võib-olla sinu kõrval on mõni kolleeg või töökaaslane, keda sa saad tõsta paari hea sõnaga ja usu sa jõuab ringiga tagasi sinu juurde, ja ära karda ka abi küsida, kui sa oled abivajaja positsioonil, et inimesed on lahti ja valmis sirutama ka abikäe. Rahalises pooles vabandust, see näitab, et sulle võib tulla rahaline tugi, kui sa oled kitsikuses või võib-olla sa ise pead kellegile rahalist tuge osutama. See nädal toimub kuidagi nagu ressursside õiglane jagamine, et kui sa oled ise panustanud, siis sa saad vastu palju. Kui sa panustanud ei ole, siis ei ole ka midagi kuskilt saada. Nüüd
tervisevaldkonda iseloomustab selline kaart nagu sauade viis. Ja sauade viis toob üles sisemise konflikti. Võib-olla sa oled väsinud milleski, mis ei taha sinu eluga kohanduda ja tekib selline soov lihtsalt olla. Et kui sa oled võib-olla üritanud juurutada mingit uut tervislikku eluviisi ja ikka ja jälle kukud tagasi, siis ära ole karm enda vastu ja ära anna alla, et sa suudad ja sa saad edasi. Hambad ristis ei pea midagi tegema, et kui libastusid, siis nii on. Anna endale andeks ja homme on uus päev. Aga oluline on jah see, et kui sa oled mingi joone juba võtnud, siis mitte nagu lõplikult käega lüüa selle ühe komistamise puhul, vaid lihtsalt anda endale võimalus. Võimalik, et see sisemine konflikt tuleb ka selle pealt, et sul on infot väga palju. Näiteks kui isegi guugeldada mingit konkreetset toitumisviisi või treeningviisi, siis internetist leiab kindlasti 10 poolt ja 10 vastu artiklit, et miks see on hea ja miks see on paha. Ja sellest tekib väga tugev dissonants iseenese sees ka, et lähtu ainult iseendast ja oma kehast, et mis sinu kehale antud hetkel on hea. Ja kõik ongi korras, sest su keha on nagu nii tark, tema teab. Ühesõnaga ära anna enda peale olla. Kaunist nädalat sulle!